samast ajast või samast kohast, kus Meelis lõpetas, aga lähen veidi sügavamale ja räägin looduse mitte ühetaolisusest seal, kus peaks olema justkui see eriomane ühtsus, mille põhjal me saame liigifonde käsitleda. Nii, äkki nüüd on. Et kui meil on siis mingisugune koht, kus me tahame teada saada, kui palju seal liike võiks olla või mitte olla, ja kui me vaatame seda kohta võib-olla eemalt natuke maastiku tasandilt või väga lähedalt sellise taimeökoloogi tööpositsiooni seisukohast urvakilisel ninapidi muru sees, siis me alati leiame sealt mingisugust mitte ühetaolisust. Me võime seda nimetada siis heterogeensuseks. Ja üldiselt kogu see konkurentsipõhine ökoloogia, need traditsioonilised ökoloogia teooriad räägivad meile, et kui seda mitte ühetaolisust on palju, siis on selles ruumi üksuses rohkem nišše, kui on rohkem nišše, siis on võimalus erinevatel organismidel seal olla ja see leevendab nende omavahelist konkurentsi ja nii edasi. Aga laias laastus me saame käsitleda seda mitte ühetaolisust kahe peaaegu et vastandliku protsessina või vähemalt teoorias käsitletakse. Üks on heterogeensus, siin vasakpool, teisel pool fragmentatsioon. Ja läheb minu jaoks vähemalt väga kiiresti, väga keeruliseks. Paberi peal on väga selgelt olemas, et mis asi võiks olla heterogeensus, mis on fragmentatsioon, aga kui me vaatame näiteks neid kahte pilti, siis üks neist on justkui positiivse mõjuga tavaliselt elurikkusele, teine on negatiivse mõjuga, aga kuidas see minu jaoks sõltub alati väga nendest organismidest, keda me parasjagu uurime. Et kui me mõtleme näiteks lindude peale, siis arvatavasti ei ole erilist vahet neil, kas see elupaik, kus nad on siin antud juhul heterogeenne või fragmenteeritud, aga võib-olla näiteks vihmaussi jaoks on väga suur vahe või konna jaoks. Ja tõepoolest, kui vaadata seda kirjandust, mis asi on heterogeensus, mis asi on fragmentatsioon, siis see on hästi laiali valguv nii selles suhtes, milliseid sõnu kasutatakse. Siin on paremal pool üks Anke-Steini doktoritöö, mille käigus ta kogus kokku kõik heterogeensust, liigirikkust käsitlevad tööd, mis ta kirjandusest leidis. Ja siin on kõik need erinevad terminid, mida kirjanduses kasutatakse siis heterogeensuse tähistamiseks. Ja vasakul pool on üks lõik Leonor Farigi ülevaateartiklist fragmentatsiooni kohta, kus siis on ka, ma ei hakka seda ette lugema, aga kõik need, väga erinevad viisid, kuidas fragmentatsiooni põhimõtteliselt teaduskirjanduses käsitletakse, määratletakse, neid viise on hästi palju. Ja see on arvatavasti kõik selline väga primitiivne ökoloogiline teadmine, mis toob meile kaks sellist vastandlikku arusaama, et fragmentatsioon võiks mõjuda elurikkusele negatiivselt ja heterogeensus positiivselt, kuigi on suhteliselt ebaselge, kuidas need omavahel eristuvad, sellepärast et fragmentatsiooni määratletakse väga erineval viisil ja näiteks kui me vaatame Viktor Maasingu koostatud seda ökoloogia leksikoni, siis fragmentatsioon on seal kirjas loodusliku protsessina, et näiteks mingisuguse metsa soostumine või jällegi omakorda mingi soo osaline kinnikuivamine, kus tekib seda sorti looduslik laigulisus. Et ükskõik, kas me käsitleme seda fragmentatsiooni siis mitte loodusliku protsessina, et tehakse tee läbi metsa või loodusliku protsessina, siis see mõjutab neid erinevaid liike, kes seal esinevad väga erinevalt, et nii nagu Meelis just rõhutas, see asukohale eriomasus ei ole selline väga, seda ei ole väga nii lihtne nagu määrata. Aga need kaks niisugust
paralleelselt eksisteerivat kontseptsiooni on olnud kirjanduses väga pikka aega ja järjest lähevad omavahel nagu eri suundadesse. Et nad kuidagi ligadi-logadi niimoodi püsivad koos, võib-olla mitte niivõrd teaduslikel, kuivõrd mingisugustel ideoloogilistele tugedele toetudes, et heterogeensus on olnud paljuski teoreetiliste bioloogide või teoreetiliste ökoloogide selline uurimisvaldkond, kes on väga siis igasuguste nišide ja konkurentsi ja muude omavaheliste koosluse siseste seoste analüüsile rõhunud, samal ajal kui fragmentatsioon on väga selgelt olnud looduskaitselise taustaga teadus. Aga ma ütlen, probleem on selles, et kust kohast see nagu pihta hakkab, et justkui need on sarnased protsessid või samasugune tulemus on neil, mingisugune elupaik tükeldub, tekivad mingisugused laigud, aga ütleme, kui meil on mingisugune Amazonase vihmamets, kuhu tehakse väike raielank või antud juhul üks ornitoloogiline eksperiment, või meil on mingisugune Pandivere põllumaastik, kus on väikesed üksikud saarekesed metsatukkadega sinna, kuhu veeti need kivid põldudelt ära, siis üks neist justkui oleks heterogeensus, aga teine on juba fragmentatsioon. Aga kus kohas seda piiri sinna vahele tõmmata on väga keeruline. Samas kui, ütleme, teooria poolest viimased juba 200 aastat ja rohkemgi on seda heterogeensuse mõju elurikkusele käsitletud üdini positiivsena. Et kõige varasem allikas, mis mina olen leidnud, on taimede geograafia siis essee, kuigi ta on tegelikult raamat Humboldti ja Bonplandi sulest, mis ilmus 1805 ja mille see teooria osa, mille ma inglise keele kaudu tõlkisin ka mõned aastad tagasi ära, see on 2019 Schola teoreetikas avaldatud. Aga võtame mis tahes organismirühmad, linnud, taimed, kakandid, maapealsetes ökosüsteemides või vesistes ökosüsteemides ikka see seos, alati on nagu positiivne või vähemalt niimoodi seda väljendatakse ja seesama Anke Stein kuskil 10 aastat tagasi siis otsustas, et tõenäoliselt oma juhendaja Holger Krefti mahitusel, et koguks kõik need kokku ja paneks kuidagi võrreldavalt paika. Ja ta tegi ära meeletu töö. Siin on nüüd selline joonis, kus iga rida on üks töö, neid on kokku 1148 ja ta siis arvutas selle Fischeri kordaja, mille põhjal on siis neid võimalik panna võrdlevalt omavahel üksteise otsa, nii et see must täpp siin keskel on siis see keskväärtus ja see hall on siis see usaldusnivoo, et millistes piirides ta võib kõikuda siia-sinna, see tõenäosuslikult. Ja siis 0 tähendab seda, seal see lineaarsetest kriipsukestest joon üles, et seal on see efekt negatiivne või tähendab neutraalne, mis jääb vasakule, on negatiivse mõjuga ehk siis elurikkuse ja heterogeensuse siis seos on negatiivne ja siis, mis jääb paremale poole, on positiivne. Ja nemad siis sellest analüüsist järeldasid, et keskkonna heterogeensus on täiesti universaalne liigirikkuse. See on see driver inglise keeles, millele meil eesti keeles head sõna ei ole. Ükskõik millist organismirühma me uurime, ükskõik millisel skaalal ja ükskõik mis bioomides, ehk siis kõik kokku pannes siin on nii kalad, ma ei tea, Lõuna-Jäämeres kui ka taimekooslused kuskil, ma ei tea, Kongos või midagi sellist, et on positiivne. Aga kui mina nüüd oma sellise väga naivistliku pilguga seda pilti vaatan, siis ma näen, et selliseid tõeliselt teooriale vastavaid positiivseid töid on võib-olla siin kuskil niimoodi kolmandik, mis on tõepoolest üdini positiivsed, kus see seos on positiivne. Aga on terve hulk selliseid, mis on kuidagi kahe vahel, nagu ei ole see positiivne efekt väga tugev
need hallid jooned laperdavad kenasti üle selle nulli ka ja väga palju ongi tõesti selliseid, kus seda positiivsust ei ole, et milles siis asi tegelikult ju see teooria eeldab, et kõik on üdini positiivne. Ja tõepoolest on tehtud ka selliseid natukene kitsamaid juba varem metaanalüüse, spetsiifilisemaid, siin on näiteks Jeremy Lundholmilt aastast 2009, kus ta siis uuris taimekooslustel seda spetsiifiliselt, siin X-teljel on siis selle ruudu suurus, mis alal siis seda uuritakse, eks ole, meil on niidukooslustes tavaliselt meeter korda meeter, see taimeruut, metsakooslustes 10 korda 10 meetrit ja siis siin on siis Y-teljel selle põhimõtteliselt selle seose positiivsus ja on näha, et iga täpp on üks eraldi siis uuring, et neid, mis ei ole saanud positiivset, ütleme mitte positiivseid tulemusi on peaaegu sama palju kui positiivseid. Et see positiivne seos ei ole kuidagi üldse nii domineeriv, kui teooria ütleb. Ja siis seda on nagu edasi arendatud teoreetilise külje pealt proovitud nii, et heterogeensust võtta lahti mingisugustest pulkadeks. Et mis asi see üldse on, sest see on muidugi, see laigulisus on meie jaoks väga selge mõiste või vähemalt me saame sellest nagu aru väga lihtsasti, aga kuidas seda kuidagi käsitleda, kui hakata selle peale rohkem mõtlema, siis läheb asi keerulisemaks. Näiteks Leonor Faarik jagas siis selle heterogeensuse kompositsiooniliseks ja konfiguratiivseks. Üks on siis see nii-öelda tükikeste geomeetriline positsioneerimine ruumis ja teine on see, kui palju erinevaid tüüpi laike on. Ja kui näiteks võtta needsamad näited siin, mis ma ära toin nendest positiivsetest seostest, mis on läbi ajaloo leitud igalt poolt, siis põhimõtteliselt, kui me hakkame vaatama seda X-telge seal, siis enamasti ei olegi see mitte niivõrd heterogeensus tervikuna, selle mõlematahulisena, vaid ainult see kompositsiooniline. Ehk siis see on siis selle keskkonna mitmekesisus, et kui tõepoolest meil on näiteks taimekooslus, kus on väga palju erinevaid niidutaimist, me võime ju eeldada, et kui me uurime putukate liigirikkust, et siis selles paigas, selles ökosüsteemis elab ka rohkem putukaid, keda, kui me eeldame, et nad on suhteliselt spetsiifilised toiduaime suhtes. Nii et seal ei ole mitte tegemist niivõrd selle seosega heterogeensuse või mitte ühetaolisuse ja liigirikkuse vahel, vaid pigem mingisuguse sidususega erinevat tüüpi mitmekesisuste endi vahel. Ja seda on püütud siis ka kuidagi nagu proovida teha mõõdetavaks, et siin on üks üsna palju tsiteeritud näide Ettema ja Wardlist, kes siis proovisid seda laigulisust määratleda mingisuguse kvantitatiivselt võimaliku niisuguse mõõtmismudelina, aga seda reaalsuses on suhteliselt raske tööle panna. Ja enamasti kõikides nendes varasemates töödes, mida ma siin olen näidanud, see Lundholmi metaanalüüs ja Ankesteini ja teiste oma, siis nende põhiline argument, et miks osad tööd ei ole leidnud positiivset seost heterogeensuse ja elurikkuse vahel on see, et on kasutatud vale metoodikat, et seda heterogeensust enamasti on siis kuidagi mõõdetud valesti. Aga siis kunagi juba päris pikka aega tagasi Riin Tamme juhtimisel, siis kui ma ise ka veel Meelise töörühmas peaaegu et töötasin, siis me mõtlesime välja mitu erinevat sellist bioloogilist või ökoloogilist võimalust, kuidas ikkagi see heterogeensus või mitte ühetaolisus ruumis võiks mõjuda mitte positiivselt elurikkusele. Et üks on see, et kui tekib mingisugune heterogeensus ruumis, näiteks ütleme, on seal palju puid, need puud surevad ära, nende juured hakkavad lagunema, tekivad sellised lineaarsed koridorid, kus on äkitselt väga palju mingisugust ressurssi, mida teistel taimedel on kuidagi võimalik kaudselt omandada, siis alati selle ruumi
ressursside hulk muutub, mis omakorda võiks kaasa tuua selle, et näiteks kui see muutub produktiivsemaks, siis see liigifond, mis seal ümberkaudu on, et see enam ei ole nii sobilik või seal ei ole seda sorti liike, mis saaksid väga või millele meeldiks väga selles paigas kasvada. Võib olla ka nii, et osadele liikidele tõepoolest heterogeensus meeldib rohkem kui teistele, et siin on laias laastus pakutud välja, et rohttaimede puhul nemad võiksid eelistada homogeensust, et neil on suhteliselt vähe väljaulatuvad juured, mitte väga kaugele ruumis liikuvad ja nende jaoks oleks just hea maksimeerida kõige optimaalsemaid elutingimusi, mis nende vahetusümbruses on, aga samal ajal puude puhul, kellel on võimalik oma juuri palju kaugemale ajada, et siis neile justkui ka tänu selle läbi, et nad on elanud metsades läbi oma evolutsioonilise ajaloo, võiks siis meeldida rohkem heterogeeniline keskkond. Nüüd see keskmise mõjutaja ja viimaseks siis mikrofragmentatsioon ja paar minutit ma nüüd sellest räägingi ühest omaenda kirjutatud, aga siin ka koos Meelise ja Riinu ja mõne teise kolleegiga, kuidas me seda mikrofragmentatsiooni proovisime siis mudeldada, et kas sellel võiks olla mingisugune mitte positiivne mõju heterogeensusele ja millest see võiks sõltuda. Me tegime sellise malelauakujulise mudeli, mis siis oli niisugune servadest üle kattuv, ehk ta moodustas sellise nagu maakera. Siin on erinevad skaalad, eks ole, kus selle kahte tüüpi laigulisus varieerus erinevatel ruumiskaaladel, kas need laigud olid niimoodi, iga kõrvallaik oli teisest elupaigatüübist või olid need natuke suuremad klastrid kuni siis 50 × 50 üksust, mis oli kõige suurem. Ja siis põhimõtteliselt iga selle ruudukese keskel elas üks taimeke või meie jaoks virtuaalne niisugune taimeliik, sessiilne, kes oli võimeline levima ühe põlvkonna jooksul ühe ruudu võrra edasi, siis 4 erinevas suunas. Seal olid niisugused juhuslikud häiringud, mis tegid 10% ruutudest lagedaks iga põlvkonna jooksul. Ja osad liigid siis olid sellised, kes eelistasid ühte laiku, näiteks mustal laigul elamist, teised sellist valgel laigul elamist, aga nad suutsid hakkama saada ka teisel, kuniks siis teist laiku eelistav liik sinna juurde tuli. Siis ta konkureeris välja. Ja meil oli 2 sellist raamistikku, ühed olid spetsialistliigid, kus siis oli tõepoolest 10 palliskaalas, üks liik eelistas elada mustal laigul, tema elupaiga eelistus oli 9, valge laigu suhtes oli 1, eks ole. Või siis olid niisugused generalist liigid, kellel see vahekord oli 4 ja 6. Ja kui me vaatame spetsialiste, siin on nüüd siis iga joon tähistab siis erinevat seda, kui kaua me lasime sellel mudelil kedrata, alates 500 aastast kuni 10 000 aastani, siis vasakpoolsel, või tähendab X-teljel vasakpoolses servas on siis suured laigud ehk siis väike heterogeensus, kus kogu maailm koosneski 4 laias laastus nagu bioomist, eks ole, must ja valge. Ja siis see läheb edasi siis parempoole liikudes ainult väiksemaks. Heterogeensus justkui ainult suureneb. Ja me toppisime igasse mudelisse sisse 30 liiki, 15 ühe kasvukoha eelistajaid, 15 teise kasvukoha eelistajaid. Ja siin on 2 joonist, mille tulemused on suhteliselt sarnased. Seal oli see, et kas nad olid kategooriliselt ainult ühte või teist elupaika eelistavad või said teisest natukene paremini hakkama. Aga spetsialistliikide puhul nagu erilist vahet ei olnud ja tõepoolest on nii, et see heterogeensus teatud määral suurenedes mõjutab seda liigirikkust positiivselt. Aga siis, kui see laiguke jõuab umbes sinna 5 × 5 isendit, siis ta hakkab mõjuma negatiivselt. Siis tekib justkui see heterogeensus muutub fragmentatsiooniks, et neid laigulisust on liiga palju, et need liigid, kes eelistavad seda ühte elupaiga tüüpi, nad lihtsalt puhtalt tõenäosuslikult ei jõua sinna kohale ruumis.
nii et see piir seal kuskil on tegelikult olemas. Aga kui me vaatame generalist liike, kes siis suudavad nii enam-vähem mõlemas elada, natukene võib-olla ühele poole kaldu, teisele poole kaldu, siis seal ei olnud mingisugust vahet. Ehk siis nende jaoks see keskkonna mitte ühetaolisus, nende siis selle koosluse, generalistidest koosneva koosluse elurikkust väga ei mõjuta. Ja mis ongi võib-olla siis sihuke väga oluline arusaam, vähemalt minu jaoks, kui me räägime kõikidest nendest liigifondi teooriatest, tumedast elurikkusest ja muust, siis võib-olla me ei taju neid päris elurikkuse muutusi looduses nii palju, et ütleme, kui me teeme selle ruudu, seal on ikka enam-vähem täpselt sama palju liike, on seal võib-olla 30 asemel 25, tundub, et midagi väga hullu ei ole, et kui me nüüd selle metsa oleme siit kõrvalt maha võtnud või midagi sellist, aga need liigid ajapikku lihtsalt erilisemad liigid või siis asukohale spetsiifiliselt kitsamalt orienteeritud, välja kohastunud ja nii edasi liigid asenduvad tavalisemate liikidega. Ja seda sorti homogeniseerumine, ma arvan, toimub suhteliselt suurel määral vähemalt tsiviliseeritud riikides igal pool. Ja generalistid lihtsalt, neil on võib-olla, ütleme siis, natukene lõdvem suhtumine või natukene tuimem suhtumine kõiksugustesse lokaalsetesse interaktsioonidesse. Ja seetõttu nad on, ütleme, võimelisemad paremini hakkama saama igal pool. Nii et tõepoolest teooria ütleb, et fragmentatsioon mõjub elurikkusele negatiivselt, välja arvatud juhul, kui see muutub heterogeensuseks ja mõjub positiivselt. Ja heterogeensus jällegi mõjub positiivselt nii kauaks, kuni ta muutub fragmentatsiooniks. Ja tõepoolest see ei ole nüüd ainult, ütleme, see on mõnes mõttes selline järeldus, kuhu ma ise olen jõudnud, aga sõltumatult sellele on ka näiteks sedasama Farigi kahetahuliste heterogeensuse arusaama ümber mõtestatud Iisraeli teoreetiliste ökoloogide poolt, kes siis ka põhimõtteliselt täiendasid sedasama joonist niimoodi, et panid sellele X-teljele, et see konfiguratiivne heterogeensus on üheaegselt heterogeensus ja fragmentatsioon. Ja see ongi lihtsalt siis teatud nagu, kui ma nüüd teen väikse kokkuvõtte ka, et põhimõtteliselt mina näen seda niimoodi, et heterogeensus on nagu teatud võimalus, mida saab, ütleme, kui seal ökosüsteemis on mingisugune laigulisus, siis seda need organismid, kes seal kohapeal on, saavad ära kasutada selleks, et nende elurikkus suureneb. Aga nad ei pruugi seda alati teha ja ma arvan, et sellel tasandil on väga oluline tähtsus sellel, milline on see liigifond seal. Ehk et kas seda võimalust see ümbritsev keskkond pakub, biootiline või mitte. Ja need on nagu väga sellised liigi või elurühma spetsiifilised tunnused, ütleme see, et millistele elustikurühmadele teatud sorti laigulisus sobib, millistele ei sobi. Ja minu meelest ei jää meil muud üle, kui seda hakata lihtsalt otsast kaardistama. Ja kuidas ka muidugi siis mõista paremini seda, millised mõõdupuud, millistele spetsiifilisele mitte ühetaolisusele, nagu kuidas seda paremini mõõta. Et üldse, ja mis üldse on see heterogeensus oma olemuselt, et kui suur peab üks laik olema, et me hakkame seda käsitlema sellisena, et selle sees võivad olla veel teised laigud. Et see on väga keeruline ja sõltub jällegi taaskord väga sellest organismirühmast, sest erinevad elukad näevad maailma või tunnetavad maailma väga erinevalt. Nii et see on üsna niisugune, ma arvan, et mingisuguse ühtse teooriaga siit edasi minna on väga keeruline, vaid tuleb just hakata lihtsalt järjest minema. Ja miks ma uuemaid artikleid väga ei näidanud, vaid sellepärast, et
viimased 10 aastat ma olen põhiliselt tegelenud sellega, et leida rahastust selle asja uurimiseks eksperimentaalselt. Ja seetõttu ma panen siia selle kuulsa acknowledgementide peatüki Liiv van Valeni Punase kuninganna artiklist, mida ta pakkus mitmekümnele ajakirjale kõigepealt, kõik saatsid ta pikalt ja talle jäänudki lõpuks muud üle, kui teha oma enda ajakiri, mille esimese artiklina see Punase kuninganna hüpotees avaldus. Aitäh! Aitäh, Lauri! Palun, kas on küsimusi? Maarja tahab küsida ja Kalevi. Jumal. On üks praktiline ülesanne, mida minu meelest sa saaksid nüüd otseselt lahendada ja see on see, kui me soovime asulates, linnades, haljasaladel pärismaist kooslust püsima saada, siis mulle tundub, et sa saaksid nüüd välja rehkendada, milline peaks seal olema keskkondlik heterogeensus selleks, et see võimalikult hästi õnnestuks ülesanne. Jah, ma arvan, et see on võimalik, aga me oleme ka proovinud linnaparke uurida, aga näiteks seal on lihtsalt see häda, et need liigid, mis seal on inimese poolt sinna enamasti istutatud ja need on pigem nagu kvalifitseeruvad minu meelest nendeks novel ecosystemsiteks, kus päris täpselt veel ei jaga seda matsu, kuidas need asjad käivad. Aga põhimõtteliselt on võimalik, ma arvan, välja arvutada küll selline optimaalne või vähemalt minimaalne rohevõrgustik linna ökosüsteemis, mis võimaldaks üldse sellistel kooslustel püsida, nagu me soovime. Maarja oli ka seal, ma ei tea. Aitäh! Hästi lühike küsimus. Millise ajakirja sa asutanud oled? Seda ma ei asutanud, ma ei olnud sündinudki siis veel. Eks ma pean mõtlema selle peale, jah. Seal ma neid asju ei avalda. Ei võeta vastu. Me vist peame praegu Laurit veel kord tänama.